rääkinud ja no kõik on niimoodi nagu, ta on kuidagi huvitavalt võtnud selle antiigi niisugused alused. Ta on tore. Äratame Pätsu üles korra või? Äratame jah. Väga vahva. Päts ilmselt hommikul tõusis siis selle kella peale. Eks jah, see ikkagi, kui 39 talle siis kingiti, eks ole, jälle jõudis veel küll ärgata sellega. Jah, niisugune huvitav. Ja see on meil väärt asi. Toredaid asju on siin. Jaa. Et siis, jah, esemeid on mitmesugused. Et siin on veel see tahkuranna. Jälle, need Pätsi nägusid on igasugused. Vaat selle tahkuranna, see on nüüd aluseks siis ka niisugune hea näoga kuidagi. Tehti neid Arsis fotode alusel. Ja see on siis tahkuranna samba. Neid tehti mitu tükki, neid niuksi. Et ta oli seal samba peal originaalis alguseks. Ja. See on see esimene nagu. Ja, aga nüüd kui me taastasime 90-ndatel, siis oli ka see, Arsis tehti see, mis pandi sinna samba külge ja see lõhati. Olid ju veel asjapulgad, kes lõhkusid ära. Ja see lõhutud tahvel on mul alistatud, kas ta siis terve figuur või selle skulptorid on arhiivist leidnud, aga see on teostamata. Et võib-olla saab sellest oleneb, mis nägu seal on, Starkovi oma võib ju ka vaadata, sedast ei teadnud keegi mitte midagi. See on arhiivist leidnud lihtsalt, et on skitseeritud. Aga muidugi võimalus on, kui kunstnikud nõus oleks, et mitte keegi personaalselt ei taha seda konkurssi, siis oleksime päästetud ja saaks Eesti Vabariiks ajaks juba tehtud, kui lihtsal viisil arhiivi aluseks saaksime. Aga mulle siin sosistati, et ega kunstnikud niisuguse asjaga küll nõus ei ole, tahab ikka, igaüks tahab võistelda ja oma nime panna ja et kellegi teise tööd kuidagi ümber teha, seda ka ei taha, kui on nii väärikad nagu Starkov või Sannamäes, eks ole, siis muidugi ka, et niisugused probleemid on, mina ei tea. Ja vaat, kui seda teist vaadata, kui sünge näoga see on siin, aga muidugi kunstnikud hindavad seda muidugi päris hästi, ta oli seal, sema suu on siin natuke teistsugune, suunurad on sipakene alla ja see, suu ikka tähendab kuidagi mõru pildi teeb kuidagi sellest näost. Kui seal on selline suunurgalt natukenegi, kohe annab siukse helgema tunde. Aga niisugune ta on. Nende sõpru, mis taas need olid väga väärikad väliseestlased, kes seal käisid. Kõik olid niisugusel tasemel ja tõid mulle ikka palju huvitavat asju ja toredad olid ju kohe silmapaistvad näiteks Heinrich Mark ja Aleksander Terraski. Ma Terrase nime olin juba varem kuulnud. Muidugi tema isa oli riigisekretär juba ennem, aga näiteks mina ei teadnud Heinrich Markast mitte midagi ja eksiilvalitsusest ja kõik. Aga nemad tulid siis, kui see Heinrich Mark andis selle teatepulga, eksiilvalitsuse teatepulga üle Kadriorgu. Just siis, kui Lennart sai presidendiks. Ja nad olid kuulnud, et Kloostrimetsas on seal midagi. Mul ei olnud muud, kui see jälle, see sama laud oli lahti tõmmatud, seal katkine mööbel seal ümberringi, aga laua peal oli, mul on siin olemas veel see hiigel suur Arsist tehtud nahkantega suur album, kus mul olid siis Kloostrimetsa töötajate pildid pandud. Mati Pätsiga tegime kohtumised ja üsõnaga ka objekte siis, mis olid mul juba pildistatud seal siis Kloostrimetsa talust. Hilisemast ajast muidugi mitte vanu pilte, aga selle meie botaanikaaiast. Ja ma selle albumi panin lauale ja albumist ma muudkui rääksin nendest inimestest ja kes seal mida tegid ja siis nad kuulasid need 280 ringis meest, Terras ja Mark ei istunud ka ja ütlesid, et see on niisugune töö, et see on nii täht
tähtis ja see on nii väärikas. Nemad lähevad Kadrioru, kui Lennart Merele räägivad, et president peab toetama, see peab saama muuseumiks täiesti kindlasti, et meil on president Pätsi muuseumit väga vaja ja väga kiitsid üles niimoodi. Nojah, ja siis eks nad läksidki, aga ega Lennart ei, tema toetanud tuhkagi. Lennart, kui ta käis siis, kui meid sealt ära kupatati Viimsis käis, siis rahva ees ütles tema, et kohe niisugust sõnad, et Päts ja Laidoner olid munajoodikud. Niisugused sõnad. Tema suhtumine. Ja see jäigi tal niimoodi, tal jäigi. Seda on püütud küll, Trivimi-Vellist on püüdnud ikka mõista ja seletada ja põhjendada, et miks ta niisugune suhtumine oli, et tal oli negatiivne suhtumine lõpuni mõlemisse ja see on ka seotud ikka selle sama 34. aasta nende sündmustega, vapside mahasurumisega ja selle niinimetatud nagu niisuguse võimuahnuse või tahtmisega või millega, nii et ebademokraatlik ja rõhutatud niisugune suhtumine. Aga samas jah, Lennarti kohta ei tea tõesti, et võib-olla oli siis see põhjus, et ta oli ikkagi pähe võtnud, et see, et tema isa nüüd pidi minema sinna Moskvasse seda lepingut sõlmima, et ei meeldinud see või kuidagi ja sellest ei tulnud ju kõik, see leping, koostööleping, mingi tehti, aga tulemas olid ju baasid ja kõik see rida. Ei tea. Ei tea, mis Lennart Meri ei rääkinud ju oma mõtetest, aga tema suhtumine oli mingisugune niisugune süüdistav ja kuna ta väga palju oli ju sellist, et me teame küll, et tal olid ikka kontaktid seal Veksa kaudu ja praegu ju võiks ikka vaadata, et mis mees ta siis oli, eks ikka ka kahe näoga mees, aga eks me väga paljud olime kahe näoga, kuidas me siis ellu saime jääda selles sotsialistlikus ühiskonnas. Nii et saame alati põhjendada, et justkui jäime ikka ausaks, aga oli veel ausamaid, kes julgesid midagi ütelda ja kannatasid selle tõttu, represseeriti, ei saanud ülikooli, ei saanud tööle, ei saanud seda, teist tuli veel laagritesse minna. Oli selliseid julgeid ju ka, kes olid ikka põhimõtetega ja kes pöördumatute põhimõtetega. Aga samas oli neid, kes olid tuulelipud, et kuidas kasulikum, kuidas ellu jääda, kuidas mängida kaasa, nagu ikka igas ühiskonnas on kõike ja Lennart oli väga osav mängur muidugi, kahtlemata. Sellepärast, et tal oli see kirjanikusoon ka, see retoorika abiks, kus vaja. Ja tal oli särava mõistusega, kiire reageerimisega need ootamatud käigud, kõik need lood, mis legendid temaga kõik vastab, need oli ju sünnipärane omadus tal niisugune. Aga samas oli ta muidugi oma egoga, armastas oma egot ikka väga ja teisi tegi nagu maha. Ta oli ikkagi tõstis ennast nagu üle. Aga ta tegi meile riigile ka kasulikku. Väga palju, mis ta niimoodi võime ikka vaadata, et igal ühel on. Kõik on luust ja lihast ja verest, igal ühel on midagi negatiivset ja midagi positiivset, aga neid positiivseid tegusid peaks muidugi väärindama ikkagi need. Need on, mis on ühiskonda edasi viinud, mis on vajalikud ja mis on jäljed jätnud, mille peal edasi saab elada, et need tööd ja tegemised on see, mis peaks olema eriti ülekaalus, et kui sa hakkad vaatama, et on libastamisi, on ämbreid, on igasugused. Ja niimoodi on ju Konstantinil samamoodi, mida praegust küll väga palju võimendada seda, meil on selle sama monumendi vastased, praegu need vapside liikumise pooldajad, kes tegelikult ei ole ise vapsid kunagi olnud, nendel on kas isad või vanaisad või vanaonud olnud vapsid ja me ei teagi, kas nad olid päris vabadussõjast osa võtnud või olid kaasajooksikud, sest et see liikumine laienes ju niimoodi, et need, kes üldse ei olnud sõjast osa võtnud, olid selle liikumise liikmed ja kes olid need hääletorud ja propagandistid ja kes vedasid selle asja ju pättasse. Sest et asi läks ju poliitiliseks ja riigi selle kukutamise suunas ju. Ja mitte nii sama retoorikaga, aga muretseti relvi, mis näitab ju eriti süngelt.